tere, armas! Mina olen Triinu ja sina oled minu Youtube'i kanalil. Täna ma jagan sulle lihtsalt seda kohta, kus on aeg võib-olla saada selgust, kes sina oled. Panin taha siia sellise pildi. Sina oled puhas kristall. Ehk siis sinu sära on väga võimas, aga inimesed, kes on kukkunud sinna ärevusse või depressiooni ja ei näe ennast veel selle särana, selle kalliskivina, siis ma lihtsalt inspireerin sind, et sa hakkaksid endaga tegelema ja oma mustreid muutma. Mina olin seal kohas, kus ma ei teadnud sellisest enda väärtusest ja enda säramisest midagi, sest et allasurutud inimene elabki kohas, kus ta kardab särada, kus ta kardab ennast näidata, kus ta on nagu hall hiireke. Ja mille pärast me oleme need hallid hiired, sellepärast et meid on nii kasvatatud. Meid on nii õpetatud, et mitte olema mina ise, mitte, äh, mitte tegema seda, mida me tahame, vaid me teeme ja allume oma esivanematele ja nii see ringratast läheb ja päeva lõpus sa võid tunda ennast väsinuna, depressioonis ja mõtled, et mis elu see on. Ja see on tegelikult just see elu, kus sa hakkad nägema ja võtad vastutuse iseenda elu eest iseenda kätte. Kes sina oled? Kes sa oled, näed? Sa oled imeilus kristall. Imeilus. Kas sa näed seda? Kas sa näed seda? Või sa näed ja koged seda kannatust ja raskust? Mida sina näed? Või sa koged just kergust? Kaks erinevat tunnet on inimese sees. Kuna ma täna tunnen kergust, siis mul on nagu väga lahe rääkida ja jagada, aga, aga ma tean ka seda raskustunnet. Nii et ja väga palju on ka muideks see koht inimestel täna, kus ma teen teraapiaid, siis inimesed tunnevad, et ma tunnen nii hästi. Ja siis, kui me hakkame lahendama mingit kohta ja ma tunnen, millise koorma all ta elab, sest inimene on nii harjunud sellega. Ja kui ta selle koorma vabaks saab, siis ta ütleb, et vau, Triinu, ma ei teadnudki, et nii kergelt saab ka elada. Nii et selles mõttes sellel tundel, mida sa võid täna tunda, on sellised varjupooled, et sa võid tunda, et sa oled kerguses, tegelikult sinu keha on, aga elab väga suure koorma all, sest see on selline nähtamatu koorem, mille all sa võid elada ja see on selline energia, mis läheb sinu seest välja, et sa ei toida sind. Nii et ükskõik, kus kohas sa oled, siis minu siis teadlikkus ongi täna see koht, et sa hakkaksid välja tulema seal nendest mustritest ja nendest raskusest, mis ei luba sul särada ja teha seda, mida sinu hing tahab. Ehk siis väga paljud inimesed ei kuulegi oma hinge, sest nad elavad ellujäämises. Aga ellujäämises olev inimene, tema ainukesed mõtted on tööl, kohustusel, arvete maksmisel. Aga kui sa saad aru, et elu on palju suurem, siis sa hakkad enda käest küsima, kes ma olen ja miks ma olen. Ja sealt võib saada sinu tee täiesti uue alguse. Ja need avavad sulle uued uksed, ütleme nii. Need avavad sulle uued uksed ja sa võid mingi hetk leida ennast täiesti uues kohas. Mina olen leidnud ennast täna laval ja ma ei oleks iial arvanud, et see on võimalik mulle 10 aastat tagasi, kus ma olin EMO püssiklient. Nii et täna, nii, koer Maša tuli ka siia. Täna on minu reaalsus see. Nii et selles mõttes see on
me elame sellisel võimsal ajastul, kus on meie teadlikkus on inimestena nii palju kasvanud ja me oleme aru saanud, millised energiad jäävad kinni, kui meil on mingid haigused, väsimused, ärevused, depressioonid või veel karmimad haigused, siis need on just sellepärast, et muuta seda mustrit iseenda sees. Nii et minu reaalsus on täna olla labal, teha, jagada inimestele väärtust, luua ruume, et inimesed saaksid vabaneda sellest kannatusest ja see võib olla ka sinu uus tee. Nii et täna sa võib-olla ei pruugi seda teada, märgata, arvata, aga ma lihtsalt jagan sulle, kus ma olen siis täna jõudnud. Ja, aga mul oli ka eesmärk, aga samas ma ei osanud arvata, et elu võib nii kerguses ja mõnus olla. Nii et kes sa oled? Vaata seda, kes sa oled siin selja taga olevat Kalliskivi, kes sa oled? Sa oled sama äge Kalliskivi. Kas sa tead seda? Kas sa tead seda? Nii et kui sa ei ole veel sinna jõudnud ja sa ei tea, mis see tähendab ja sa ei tea, kuidas sinna jõuda, siis siin all on kontaktid. Ja juba 19. august 2026 teen ma loengu, kuidas vabaneda ärevusest, väsimusest, et sa saaksid näha suuremat pilti ja vabastada ennast sellest koormast, mis pole sinu oma. Nii et mõnusat päeva kõigile ja augustikuu on külluse kuu, et sa saaksid hakata looma uut algust iseendale. Nii et mina olen Triinu ja olen täna siis mõttemustrite siis kes aitab siis inimestel vabaneda nendest mõttemustritest, mis takistavad sul elada oma elu. Nii et kui sa jõuad oma anneteni, oma tunneteni ja mõteteni, siis sa hakkad aru saama, mis toimub sinu sees. Ja elu on peegel ja kõik, mis vajab vabastamist, on võimalik nüüd vabastada. Aga mõnusat päeva sulle!